Kas hambur on rõõmus, uljas ja ka suure egoga? Milline on hamburi märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle hamburi sodiaagi märki ja ma räägin sellest sügavamal tasandil, ehk tegemist ei ole klassikalise märgikirjeldusega, vaid intuitiivse astroloogia kirjeldusega. Ja võta siit täpselt see, mis sinuga resoneerub ja see, mis ei resoneeru, see jäta julgelt kõrvale. Sodiaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese ja me võtame kõik neid energiaid vastu. Seega me kõik oleme mõjutatud kõigist 12 sodiaagi märgist. Sul võib olla enda isiklikus sünnikaardis näiteks mõni planeet hamburi märgis, aga isegi kui sul ei ole mitte ühtegi planeeti hamburi sodiaagi märgis sünnikaardis, siis kindlasti on sul mingisugune astroloogiline maja hamburi märgis. Astroloogilised majad on meie loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja sümboliseerib lihtsalt mingisugust teatud sinu eluvaldkonda. Ja need planeedid, mis on sul sünnikaardis siis hamburi märgis, või see astroloogiline maja ehk teatud elusektor, mis on sul hamburi märgi mõjutusega, siis just nendes kohtades hakkad sa ilmutama hamburi märgile omaseid jooni. Need võivad olla nii positiivsed ehk selle märgi positiivne potentsiaal, aga see võib olla ka märgi varjupool. Hambur on vibukütt. Ta liigub valgel hobusel ja ta on pooleldi inimene, aga pooleldi ka jumalik. Ja ta liigub vankumatult oma eesmärgi suunas. Eesmärk on ühendada mõistus südamega. Kuid seda eesmärki on alguses väga raske näha, sellepärast et meid hakkavad takistama selles märgis meie mõtted, mis on peamiselt isekad ja suunatud peamiselt meie isekatele egoistlikele eesmärkidele. Hamburi märki nimetatakse vaikuse märgiks. Ja millised on siis hamburi märgi peamised õppetunnid? Kui me mõtleme selle peale, et hamburi märki nimetatakse just vaikuse märgiks, siis esimene oluline õppetund ongi seotud kõnega, ehk mida me hakkame siis välja ütlema, kuidas me hakkame seda välja ütlema, ehk ühelt poolt võib olla meil väga palju mõtteid, meil võib olla teadmine, et me teame väga palju ja meil on paljudes asjades, vähemalt tundub nii, et meil on õigus ja me tahaksime seda kõike välja öelda. Kuid see on pigem selle märgi varjupool, kui me hakkame valimatult lobisema, peamiselt iseendast rääkima või kuulujutte levitama, samamoodi vaidlema, tõestama, kraaklema, siis see on kõik hamburi märgi varjupool. Vaid hambur, kuna ta on vaikuse märk, tuletab meile meelde, et enne, kui me kõik oma mõttenooled nii-öelda sõnadesse tulistame, me peame hakkama mõtlema, kas see, mida me välja ütleme, kas sellel on ka mingi väärtus ja kas see on tõeliselt oluline. Ehk siis meil tuleb loobuda rääkimast pidevalt iseendast, vadistamast, kuulujutte levitamast ja süveneda siis tõesti sellesse, et mida ma tahan ikkagi öelda ja miks ma midagi ütlen. Me õpime hamburi märgis looma selliseid suhteid, kus me hiljem ei pea kahetsema, et miks ma ikkagi nii ütlesin või miks ma ütlesin naa. Ehk me selle asemel, et kiiresti need mõttenooled läbi hääle välja paisata, me hakkame korraks peatuma ehk korraks olema selles vaikuses ja nagu valitsema seda kohta, et mida ma ütlen ja kas peab alati midagi ütlema.
Teine oluline õppetund hamburimärgis on kõik, mis on seotud tõega ja selle tõe väljendusega. Ühelt poolt meil võibki olla võib-olla väga tarku teadmisi, me oleme saanud mõne ilmutuse osaliseks, mõne väga väärtusliku teadmise osaliseks, kuid kui me hakkame seda niimoodi teistele inimestele presenteerima, et see on ainukene tõde, siis me elame ikkagi hamburimärgi varjupooles. Et kui me surume just enda tõe tõlgendust kaasinimestele peale, siis me ei ole veel ära õppinud olulist hamburi õppetundi, mis seisneb selles, et kui ma mõistan ja suudan samastuda kaasinimestega, siis me hakkame nägema seda, et see, kuidas teine inimene maailma näeb ja läbi tema silmade, see tundubki tema jaoks tõde. Küsimus seisnebki selles, et kas me oleme kohal, kas me süveneme teistesse inimestesse, kas me suudame asetada ennast nii-öelda teise inimese kingadesse, et hakata mõistma seda, kuidas teine inimene maailma näeb. Ja see, kuidas me maailma näeme ja kogeme, on igalühel täiesti individuaalne. Ja lähtudes sellest, me saame öelda, et igalühel on oma tõde just vastavalt sellele, kuidas tema oma maailma näeb, kus tema parasjagu oma enesearenguga on, oma hingeteel on. Ja meil ei ole õigust öelda, et sinu tõde on õige, aga vot sinu tõde on vale või ühe inimese tõde on parem kui teise inimese tõde. Ehk läbi hamburimärgi me õpime mõistma seda, et igalühel võib olla see oma tõde, sõltub täpselt, et läbi kelle silmade ma midagi vaatan. Ja kui me seda kohta mõistame, siis meil kaob ära vajadus vaielda, tõestada, sest me mõistame. Ja see vaidlus on täiesti mõttetu sellisel juhul. Aga alguses, kui me alles läbime seda hamburimärki, siis võib olla selles kohas kalduvus ikkagi hakata teisi õpetama, et sa pead elama nii või sa pead elama naa ja ka oma tõetõlgendust võib-olla tahame peale suruda teistele, siis on oluline koht just seda teadvustada, et tõusta nii-öelda sellest mängust kõrgemale. Aga mis puudutab seda kohta, et kui ma tõesti olen saanud mingisuguse ilmutuse või teadmise, nii tahaks seda ju teistele jagada. Üldiselt me võime seda jagada, aga see, kui me saame mingisuguse teadmise osaliseks, siis see on meie jaoks ja see on just meie enesearengu teel oluline. Ja see ei pruugi teisele inimesele absoluutselt oluline olla. Ehk siit tekibki see, et see tarkus, mida me läbi hamburimärgi kasvatame, et kas ma pean kõike jagama, sellepärast et fookus võiks olla enda enesearengul. Hamburi kogemuses me õpime veel paremini armastama ja me õpime seda sel viisil, et me hakkame mõistma paremini teisi inimesi, just eelkõige läbi selle, kuidas iga inimene oma maailma näeb ja kuidas kujuneb iga inimese tõde. Kui me oleme hamburi varjupooles, siis meil on selline kindel teadmine, et mul on õigus, aga see on ekslik. Hamburimärgis kasvab uus nägemus iseendast. Selles märgis peidab ennast hingede meeldetuletaja, terapeut, õpetaja, kes laskub sügavale, võib öelda meie alateadvusesse ja toob sealt nähtavale selle,
mis on ka need varjuküljed meis, aga selle, kes me päriselt oleme. Ehk hambur on hingede meelde tuletaja. Ta tuletab meile meelde, kes me päriselt oleme. Ja hamburi märgi ülesanne on luua ühendust ühiskonnas ehk näha igat väikest tõetükki, iga inimese tõde, need tõetükid kokku koguda ja liita see üheks suureks tervikuks. Kui me omandame hamburi õppetunnid, siis on meil kasutada jõukingitus ja selline inimene hakkab kiirgama vaimset valgust. Ja just siis on meie sõnadel sügavus, tähendus ja väärtus. Igal aastal liigub transiitne päike läbi hamburi sodjaagimärgi ajavahemikul umbes 20. novembrist kuni 20. detsembrini. Ja just sellel perioodil jõuab meieni võimendatud hamburimärgi energia. See aeg on ka parim, mille sa saad aimu hamburimärgist, kuidas see sinu elu mõjutab, millist elusektorit see võib sinul mõjutada ja pane siis tähele, kas sa oled selle märgi positiivses pooles või sa oled pigem varjupooles. Sellised mõtted sulle hamburi märgist ja kui sind kõnetas see video, siis pane like ja telli minu kanal. Kui soovid astroloogiat tulla õppima või minu personaalset konsultatsiooni, siis minu kontaktid leiad video alt. Ja soovin sulle kõike head, olen tänulik, et sa seda vaatasid ja kohtume juba järgmisel korral.